tšau! Tahan sulle midagi meelde jälle tuletada. Räägime täna natuke narkotsist. Just, narkots. Sa vist vahepeal unustasid midagi ära, kui sa tulid siia maailma. Sa unustasid oma narkotsi maha. Saad aru, mis ma sulle praegu meelde tuletan või? Sinu narkots jäi maha ja nüüd sa oled hakanud tõmbama seda mingisuguse kotikese näol valge pulbri kujul. Ninna tõmbama. Aga ma tahan sulle nüüd midagi meelde tuletada. Seda, et sinu narkots on õues, väljas, siinsamas. Ning seda on sitaks, seda meile kõigile. Ning seda ei pea müüma, seda ei pea ostma. Seda tule lihtsalt välja ja hakka tõmbama. Targad nimetavad seda narkotsi praanaks, tsiiks või eluenergiaks või milleks iganeks. Hapnikuks näitekski. Ma annan sulle veel ühe lisandi. Ühe aine, mis sa saad sinna veel lisada. See on mõtteaine. Mõtteaine, just. Miks me teeme narkotsi? Me teeme narkotsi, et olla õnnelik näiteks. Ning valime näiteks selleks mõtteaineks. Ma olen õnnelik. Ja kuidas tõmmata seda narkotsi siis, mis sa vahepeal ära unustasid? See on niimoodi, et sa tõmbad seda narkotsi ninna ning samal ajal oled mõttes kujundit, ma olen õnnelik näiteks. Või valid ise omale mõtteaine, mida sa tahad tõmmata ja see narkots töötab sinu kasuks ja sa võid kanda seda kaasas. Teed kaasa ei ole mõtet võtta, tule välja ja tõmba, aga ära müü seda, sest muidu tuleb ment. Ja sa tõmbad narkotsi väljas, ilma et keegi saaks midagi aru, mida sa teed. Vaatatakse lihtsalt sulle otsa, et sa oled võib-olla natukene napakas. Ja mina teen seda iga päev, tõmban narkotsi ja olen õnnelik. Kas ei tundu imelik? Vanajumal ei ole ju loll, ta ei jätnud meist mitte millegist ilma. Ta ütles sulle alguses peale, et tuled siia ilma ja hakkad elama õnnelikku elu, mitte vaikselt tapma ja saatana alt taha saama, kui nii võib öelda, mina ei mine seda teha. Ja see ongi püramiidi uus aste, see on ju siis, kui sa tuled välja ja tõmbad lihtsalt ninna ja lisad sinna väikse mõtteaine, ma olen õnnelik, tšau, puh.